üksinda koodis 10. päeva ülesanne. Ma seda teksti siit tegelikult lugu ei lugenudki, ma lihtsalt läksin otse ülesande juurde. Ja see ülesanne oli selline, et temast ei ole keeruline aru saada, ma arvan. Et sul on antud alguses mingisugune sõne esimesel real ja siis kõik teised read on siis instruktsioonid, mis on vaja teha selle sama sõne peal järjest siis, et eemalda B-täht, eemaldab kõik B-tähed, lisa A, lisab lõppu A, lisa B, lisab lõppu B-tähe ja siis on liiguta paremale ja liiguta vasakule käsklused, mis siis shiftivad kõiki neid tähti kas paremale või vasakule ja näiteks kui me liigume paremale, siis kõik need tähed, mis justkui selle sõne piiridest välja liiguvad paremalt poolt, siis nad tulevad vasakult poolt jälle tagasi sinna sisse. Et kui meil on AAAB ja me liigutame 2 kohta paremale, siis ta muutub hoopis ABAAks. Et näiteks see A-täht siin liigub siia ja siis ta liigub siia. Ja see B-täht liigub ka siia ja siis teisele kohale, niiviisi paremale poole. Aga see lahendus, mis ma tegin, on ka ma arvan selline kood, mida on lihtne lugeda, et siin on string, mille ma võtan kõige esimeselt realt ja siis siin on lihtsalt for tsükkel, mis läheb kõikidest nendest ülejäänud teistest ridadest läbi, mis on need instruktsioonid ja siis me saame vaadata, et kui eemalda on selle rea sees, kui lisa on rea sees, kui liiguta paremale või liiguta vasakule on selle rea sees. Ja eemaldamine on lihtsalt string replace, ehk siis eemaldame selle asja, mis seal on tühja kohaga, et kui me eemaldame B, siis B läheb justkui siia ja siis me eemaldame kõik B-d. Kirjutame kõik B-tähed üle tühja kohaga ja lisamine on ka lihtsalt pluss võrdub ja kõige keerulisem koht oli selle shiftimine, et liigutamine paremale või vasakule. Ja selle jaoks ma tegin 2 funktsiooni, et üks funktsioon on see, mida me kutsume siit ja siis see funktsioon, kui me talle anname mingisuguse numbri, et kui palju kuhu poole liigutada, siis tal on for tsükkel siin, mis kutsub nii mitu korda, kutsub seda funktsiooni siin, mis ütleb, et shifti 1 koha võrra. Ta liigutab 1 koha võrra kas paremale või vasakule. Ja ma mõtlesin, et see loogika oleks lihtne sellepärast, et kui ma suudan funktsiooni valmis teha, mis liigutab 1 koha võrra, mis on väga lihtne, siis ma ei pea mõtlema eriti palju nendele teistele probleemidele, et kuidas liigutada 10 kohta näiteks, sellepärast, et siis ma saan lihtsalt 10 korda järjest kutsuda seda sama funktsiooni, mis ütleb, et liiguta 1 koha võrra. Ja see ongi see lahendus, et siin liiguta paremale, siis me paneme selle muutuja lihtsalt selle tavanumbri, aga kui meil on liiguta vasakule, siis me kutsume sama funktsiooni ja siis selle muutuja ette läheb miinusmärk, et ta teeks täpselt sama asja, aga ta teeks nii-öelda teises suunas, mis siis ongi ainuke vahe sellele paremale ja vasakule käskudega. Ja see oligi 10. päev üksinda koodis ürituselt.